Tere kõigile, on esmaspäev, olen Tallinna lennujaamas ja lendan Brüsselisse. Aga mõned sõnad eelmisest nädalast. Eelmise nädala teemadena on ikkagi kõige rohkem päevakorral Ukraina. Väga erinevatest vaatenurkadest. Naised, lapsed, põgenikud, majandus, relvaabi, embargo, sõda, okupeeritud alade vabastamine, massihauad, genotsiid. Neid märksõnu on väga palju. Paraku jah, ma tunnen Euroopa Parlamendis, et mõned hakkavad sellest sõjast väsima. Nad tahaksid hommikul ärgata, vaadata numbreid ja mõelda, see on kuskil kaugel ja meie peame muretsema oma elude pärast. Kindlasti ei tohi see niimoodi minna. Ja kindlasti ei tohi Euroopa Liit sõjast ära väsida, vastupidi. Tuleb täita võetud sanktsioone, tuleb täita võetud kohustusi, tuleb aidata Ukrainat relvaabiga, põgenike abistamisel ja veelgi tähtsam, tuleb lõppude lõpuks kehtestada täisembargo Ukraina naftale ja gaasile. Euroopa Liit saab sellega hakkama, see saab olema ebamugav, see tõstab hindu, aga praegu on paras aeg valitsustel sellele otsa vaadata, kuidas hindade tõusu inimestele kompenseerida, kuidas aidata oma inimesi, aga see ei tähenda, et embargot ei tuleks kehtestada. Olen kindel, et see kehtestatakse. Küsimus lihtsalt on, kas seda tehakse varem või hiljem ja kui palju ukrainlasi peab enne seda veel hukkuma ja kui palju emasid ja lapsi ja eakaid peab veel Ukrainast põgenema. Eelmisel nädalal oli ka üks äärmiselt tore sündmus, kui sain Brüsselis võõrustada esimest korda üle 2 aasta gruppi külalisi, kes tulid tutvuma Euroopa Parlamendi tööga. Nende seas olid inimesed, kes osalesid minu online kuukirja viktoriinis, vastasid õigesti ja said preemiareisiks Brüsseli sõidu. Ja vahepeal mul juba tundus, et ma ei saagi seda lubadust täita, aga nüüd on Euroopa Parlament ennast avanud ja me saame jälle gruppe vastu võtta. Olid ka kiirabitöötajad Tartust, olid Märjamaa gümnaasiumi õpetajad, oli Tallinna Ülikooli tudengeid, nii et kokku oli selline väga tore ja kirev seltskond. Õpetajad, aitäh tuuliku eest. Ma panin selle üles ja ta on super ilus. Mina ka lendan homme Washingtoni, kus osalen Madeleine Albrighti mälestusüritustel, aga sellest räägin juba siis, kui olen jõudnud Washingtoni. Olge terved, kõike head ja kohtumiseni!